Tere, mina olen Luisa ja mina siis näitan teile, kuidas maalida sellist kaunist maali. Aga enne kui me maalimisega alustame, siis vaatame üle, mis te oma pakist saite. Esimese asjana on kindlasti lõuend, et kuhu peale me maalime. Seejärel 3 pintslit, on suur pintsel, on keskmine pintsel ja on väike pintsel detailide jaoks. Siis värvid, et selle maali jaoks läheb vaja 4 värvi. Kui te täpselt sellist teha tahate, et siis on must, on punane, kollane ja valge. Teil need on küll topside sees, aga mina ei hakanud eraldi topse määrima selle pärast, et kui teie värve segama hakkate, et siis võite võtta topsi seest ja panete siia pabertaldrikule. Ja muidugi ka väike näidispilt, et siin on hea lihtne vaadata, mida täpsemalt siis maalida. Seejärel võite kodust välja otsida mingisuguse tassi või topsi, et kuhu siis saate panna vett, et see on sees pintslit loputada ja värvi lahendada sellega. Ja siis soovi korral võite panna selga kas siis põlle või siis mingid vanemad riided, et kui värv riietele läheb ja ära kuivab seal, et siis ta ei pruugi enam maha tulla. Ja lauaga samamoodi, et igaks juhuks võib laua katta mingisuguse prügikoti või ajalehtedega. Et juhul, kui värv läheb lauale, et siis ta tuleb ikka kindlasti maha. Ja siis olemegi valmis asuma maalimise juurde. Tausta teeme suure pintsliga ja ütlen ära, et kes soovib, ei pea tegema täpselt samamoodi nende värvidega, et võite toone muuta, võite värvide järjekorda muuta, et teete ikkagi enda jaoks seda maali ja tehke siis enda maitse järgi. Esialgu võib pintsli kasta korraks vette ja võttagi siis näiteks natukene punast ja natukene musta. Ja siis võite segada maale sellise lillaka tooni. Vaadake kohe, et liiga palju musta ei pane, et see must on hästi tugev värv ja see võib kõik ära rikkuda, läheb liiga tumedaks. Ja segasin oma natukene seda lillakat tooni esialgu ja hakkagi niimoodi horisontaalsete liigutustega seda lõuendile kandma. Ja vaadake, et kui teil on plaanis just raami ümber panna siia, et siis on hea need servad ka kohe ära teha sama värviga, et siis hiljem ei pea samasugust värvi täpselt segama. Et akrüülvärvi siis saab lahjendada veega. Et kui te teete vesisema värviga, jääb heledam, õhulisem kiht ja kui te panete paksult värvi, see paksevalt ja tuvedamalt. Ja ühtlasi see värv kuivab üsna ruttu, et kui te tahate, et värvid lõuend ja siis omavahel seguneks, siis tuleb üsna kiiresti tegutseda, et kui üks värv ära kuivab, siis ta enam ei liigu kuskile. Ta on täiesti kivistunud ja teist värvi sinna sisse segada on siis üsna keeruline. Ja kui tunnete, et värv ei liigu eriti hästi lõuendil edasi, et siis võite julgelt vett segada värvi sisse. Et siis pintsel liigub kohe palju paremini. Ja ärge unustage siis siit ka kõiki külgesid üle teha selle värviga. Ja nüüd mul on umbes nii palju tehtud, siis ma teengi pintsli natukene puhtaks, väga palju ei ole vaja, sest nagu nii see lilla sulandub sinna sisse, aga võtangi kollast värvi ja hakkan siit vaikselt minema. Et kui tundub, et on liiga erk, siis võib võtta natukene valget sisse ja seda valget saab siia juurde panna ja see sulandub ilusti siia sisse ära. Hästi puhast valget võib võtta pintsliga siis. Ja võtan natukene lillat veel, panen siia üles, mis üle jäi. Ja kui kellelgi tundub, et läks sassi, et siis sellepärast ei ole vaja ka muretseda, võite võtta mingit muud värvi ja siia peale panna, see sulandub veel ilusti siia sisse. Ja kui kõik ära kuivab, siis saab peale maalida rahulikult, et
et sellepärast ei ole vaja muretseda, et nüüd on sassis ja enam parandada ei saa. Ja see ongi selline suhteliselt kirju taust, et siis võitegi võtta näiteks veel puhast valget, siia teha sellise väikse heleda koha. Võite võtta veel jälle seda lillakat, mis tuleb siis mustast ja punasest. Seda lisada siia vahele kuskile mõne triibu. Ja kui te tunnete, et teil need värvid omavahel eriti ei sulandu, tuleb selline järsk üleminek, siis võite pintsli vahepeal veest täitsa puhtaks suusutada ja kuivaks ka teha. Ja siis kuiva pintsliga on väga hea neid üleminekuid teha, et kõik sulandub omavahel ilusti kokku. Vahepeal võite lisada ka oranži, et oranži saab siis võtta natukene punast, natukene kollast. Selle pildi puhul kollast isegi natukene rohkem. Kes tahab, võib siis teha nii erga oranžiga, kui siin on, aga mina panen hästi natukene musta sisse, et siis ta läheb pisut tuhmimaks. Ja et teda heledamaks saada, siis võib panna ka valget. Praegu ta võib olla natuke liiga tume, natukene võib panna, aga mina panen veel valget ka sisse. Seejärel võtan kollast ja valget jälle, teen helekollasega natukene. Et siin ei ole vaja üldse täpselt jälgida, mida mina siin ees teen, et võite täitsa vabalt teha nii, kuidas teile meeldib ja kasutada siis neid toone, mis teile meeldivad, nii ergsad või tuhmid, kui nad ka on siis. Võtan jälle oranžikat natukene. Ja üks toon, mida võib veel siia lisada, on siis roosa. Roosa saab siis valgest ja võtan natukene punast, et liiga palju ei pane, muidu saab liiga tume kohe, et hästi natukene punast siia valge sisse ja võin teha veel mõned roosad kohad ka siia taevasse. Ja täpselt niimoodi erinevaid toone lisades teen ma siia kuni maapinnani selle valmis. Ja kui te tunnete, et tahate siia ülespoole veel mingit värvi saada, siis võib julgelt võtta ja panna siia peale natukene. Et kes tahab, võib teha taeva triibulisema, kes tahab, võib teha ühtlasema, et täiesti enda maitse järgi. Ja kui keegi soovib, siis võite katsetada veel erinevaid pinslitehnikaid siin, et on võimalus veel tupsutada pintsliga, võib-olla kellelegi sobib see paremini. Mina praegu siiski jätkan oma sirgete tõmmetega tegemist.
kui umbes 2/3 pildist on toevaga ära kaetud, et tahate siia oma maapinda juba saada, siis võite minna maapinna juurde. Muidugi võib maapinna tuua allapoole, rohkem taevast teha, kõik oma maitse järgi. Ja maapinda samamoodi võib muuta, et võite teha rohkem mägesid, võite teha täiesti sirge, et kuidas ise soovite. Ja mina siis maapinna jaoks segan sellise tooni, kuhu ma panen musta, punast ja kollast. Et ta on nagu peaaegu must, aga mitte päris. Ja siis võibki sellega teha oma kui tunnete, et ei saa siia sirget joont, kuigi tahaksite, siis võite teha värvi natuke vedelamaks veega ja tõmmata selle pintsli otsaga niimoodi, et siis saab ühtlase joone siia üles. Ja seejärel võibki selle tume pruunika värviga selle maapinna kõik ära katta. Kui maapind on kaetud, siis võib võtta lihtsalt musta värvi ja panna näiteks siia nurkadesse täitsa musta ja natuke äärtesse, soovi korral veel mõndadesse kohtadesse. Seejärel võite võtta selle keskmise pintsli, et sellega teeme siia maapinna peale need värvilised triivud. Võitegi segada näiteks oranžikat, kollakat, roosakat, kuidas teile endale meeldib.
ja kui ta esialgu hästi peale taha jääda, et värv on veel niiske all, et siis võite oodata, kuni värv natukene kuivab. Aga vahel on hea, kui värv on veel niiske, et siis saab paremini selle siia sisse sulatada. Natuke helekollast siia. Ja kui te tahate nüüd, et nad oleks rohkem ühtlased, siis võite pintsli korraks puhtaks teha ja käite veel puhta pintsliga üle, et siis ta läheb natuke ühtlaseks. Ja kui tahate tugevamat värvi siia, et siis võite alati peale panna. Kui maapind on tehtud, siis võib asuda puude juurde. Puusid ka võite teha ainult ühe, kui soovite, võite teha rohkem, et täiesti enda maitse järgi. Ja kõik muud elemendid on ka lubatud selles mõttes. Ja puude tegemisel on siis mitmeid mooduseid, et kes tahab, võib teha otse värviga siia peale, kes tunneb julgemana ennast. Aga mina teen vesise värviga. Ehk siis segan siia oma pruunika värvi sisse vett, räägikse veepõhi maha ja siis saab sellise läbipaistvama joone, et selle puhul on see hea, et seda on lihtsam maha pesta siit lõuendi pealt, kui peaks sassi minema. Kes tahab, võib muidugi proovida ka harilikuga ette teha, aga harilikuga on see probleem, et selle kustutamine võib muutuda probleemseks. Ja teengi siis vähese värviga omale puu ette siia. Ja siis võib juba paksema värviga üle teha. Aga siia paksema värvi siis soovitan ka ikkagi panna natukene vett, et siis ta läheb sujuvamalt, et ei teki neid valgeid kohti siia sisse. Ja kohe sama värviga võib natukene tõmmata siia välja maapinna peale, et ta oleks nagu vari. Ja samamoodi võib kohe need väiksemad puud ka siia teha. Mina teen juba puhta värviga. Ja okstega võib siis teha ainult siia otsa mõned oksad. Ülejäänud saab nagunii lehtedega kaetud. Igaks juhuks teen natuke kaugemale, kui ma arvan, et paistma jääb. Et siis nad ei lõppe niimoodi imelikult ära kindlasti.
ja kes tunneb, et pintsel on otsast liiga lai, et tahaks natuke peenemalt, et siis võib siin värvi sees natukene keerutada ja tõmmata see ots teravamaks. Ja neile puudele võib samamoodi teha väikse varju. Järgmisena võtame keskmise pintsli ja teeme puudele lehed peale. Et lehtede jaoks võib esialgu võtta selle sama pruuni värvi ja panna võib-olla natukene punast sisse, et siis saab sellise lillakama. Ja alustame siis tumedatest lehtedest või viitest. Muidugi võite värvi muuta, võite teha oranžikamaid, võite teha kollakamaid. Ja lihtsalt tupsutan pintsli otsaga. Et selle keskmise pintsli puhul on see, et kui ta on värvine ja seda siin juba natukene tupsutada, et ta läheb otsast karvaseks ja kui täpselt selle otsaga teha, et siis jääb selline efekt. Kes tahab, võib teha ka väikse pintsliga muidugi. Võite ise proovida, kummaga teil endal mugavam on. Kui tumedama tooniga tehtud, siis võib peale teha natukene jäledama tooniga, näiteks ainult punasega või võite valget sisse panna. Ja kes tahab tuhmimat, võib panna ka pisut musta. Ja samamoodi siia peale siis tupsutada.
ning seejärel siis veel heledama tooniga, võtan natuke rohkem valget, segan siia sisse. Ja sellega siis ainult kõige peal. Oskad. Ja siis võib võtta väikse pintsli ja samade toonidega siia alla teha nagu langevad leied. Lihtsalt pintsli otsaga tupsutada eri suuruses ja eri kohtadesse need mitte ilusti ritta, vaid pigem suvaliselt asetada nad. Ja neid võib teha nii palju, kui soovita. Vaadake, et liiale ei lähe. Ja nendele väikestele ka mõned. Ja kes tahab, siis võib siia puu peale ka panna neid soovi korral mõndasid. Ja isegi teiste toonidega võib siia panna. Ja kui tunnete, et olete selle tulemusega rahul, mis teil on, ei soovi enam midagi lisada, siis võitegi mõelda sellele, et kas te soovite panna nime alla, nime täht ja aastaarvu. Et siis võibki võtta väikse pintsli. Mina teen näiteks roosaga, kirjutan oma nime tähed siia alla ja soovitan siia värvi sisse, millega te teete natukene vett panna ja pintsli otsad ära tõmmata ning siis saab sellist peenemat kirja. Ja selline pilt siis sai. Kindlasti tehke ära ka alumine serv. Ja kui kellelgi tekib küsimus, mis asjad need on, et siis need saab panna siia ääre vahele. Ja kui lõuend ajapikku ära vajub, et läheb lõdvaksid, siis saab pingutada seda. Kuigi üldiselt seda tegelikult vaja ei lähe nii õhukese värvikihi puhul. Pintslit peske kindlasti korralikult ära, et kui te kõik värvisid pintslit sellest kätte saate, et siis saab neid veel mitu korda kasutada, kui värv ära kivistu seal sees ja ühtlasi neid värvitopse, et kui te neid ilusti kinni panete, et siis neid saab ka veel kasutada mõned korrad. Et see ei tohiks ära kuivada seal eriti kiiresti kinnises topsis. Aga loodan, et jäite oma maalidega rahule ja järgmise korrani siis.